Kui sa ei tea, mitu kordust sa peaksid jõusaalis tegema või mis raskust harjutustega kasutama, siis see video on sulle. Korduste vahemik ehk siis see, mitu kordust sa plaanid teha, määrab kasutatava raskuse. Ehk siis kui sa teeksid mingit harjutust nii palju kordusi, kui sa jaksad, siis 5 korduse puhul näiteks peaksid kasutama oluliselt suuremat raskust kui 15 korduse puhul. Kui su eesmärk on veidi tugevamaks saada ja lihast kasvatada, on tulemused mõlema lähenemisega võrdse pingutuse korral üsna sarnased. Ehk siis täpne korduste arv või raskus ei olegi nii oluline, kui on pingutus. Enamus harjutuste puhul on lihtne ja turvaline kesktee sihtida umbes 10 korduse kanti või siis populaarne kordusvahemik 8–12. Ehk siis vali selline raskus, millega suudad mugavalt teha umbes 10 kordust, kui natuke pingutad ka. Mõne harjutuse puhul võib küll paremini sobida suurema raskuse ja madalamate kordustega lähenemine, näiteks jõutõmbed. Samas teiste harjutuste puhul võib sobida väiksem raskus ja rohkem kordusi, näiteks antli küljele tõsted. Saad nende erinevate harjutustega ringi mängida ja leida endale sobivad kordusvahemikud. Lihtsuse mõttes võtame mingisuguse harjutuse ette ja valime raskuse, millega jõuad teha umbes 10 kordust. Kui sa jõudsid veidi vähem, näiteks 8 kordust, on ilmselt ka okei. Tee iga trenn nii palju kordusi, kui sa jaksad selle harjutusega, kuni suudad teha juba paar kordust rohkem kui 10, näiteks 12 või 13. See võib aega võtta nädal, 2, kuu, sõltuvalt olukorrast. Nüüd, kuna sa oled tugevamaks saanud, siis selleks, et 10 kordust oleks jälle raske teha, peaksid sa raskust veidi tõstma. Sõltuvalt raskuste vahedest su masinal või mis iganes treeningvahendil, nüüd uue suurema raskusega võib-olla jõuadki umbes 10 või 8 kordust välja pingutada. Tööta selle raskusega nüüd, kuni jõuad jälle üle 10 korduse teha, seejärel tõstad jälle raskust ja kordad sama protsessi uuesti, kuni oled kõige tugevam inimene maailmas. Edu, sõbrad!